Väike trip mummolasse. Läksid pirukad. Aga ühesõnaga, kuna meestepäev on, siis ma võtsin ühe munkierala. Olete näinud seda või? Ma ei taha seda Oh teha. my god. Oh my god. Me peame Seda täiega teha spicy seda. oma ka. Okei, Loen nüüd ette, mis siin on. ma tean, ma olen teinud seda. Loe palun. Oled või? Jaa, Loe ette, mis ma seal on. otsendasin. Nii. Roheline. Pear or snot. Hello, lapsepõlv. Tropical fruit or snail. Oh my Cola or dog food. See dog food oli eelmine kord dog barf, mis oli kõige rõvedam asi. Bubblegum or toothpaste. Mõlemad on väga head. Banana or squid. Ja strawberry or Carolina Reaper. Juu. Very, very interesting. Kõige halvem. Ja kõik, me peame tegema reegliga, kes kõik peab ära sööma nagu. Et sa ei saa välja sülitada. Pead ära sööma. Ja, aga snot on ikkagi nagu rõve. Ja ei, sa pead. Nii, aga sa pead. Snot on väga rõve. Tahad sa rääkida, mis me tegime? Ühesõnaga, kas see esimene pool sellest on juba räägitud sulle? Nope. Ühesõnaga, et me leidsime Eestis üles korteri terveks 8 kuuks. Hind oli okei, sellel hetkel tundus nagu ainuke valik. Ma ei tea, kuidas nüüd on, ühesõnaga, jõuame kohe sinna. Tundus nagu üks ainukesi valikuid, ideaalne asukoht. Piltide järgi, ta oli väike, aga me arvasime, et see pole hullu. Aga nüüd me oleme olnud mitu päeva, 4 päeva, 5 päeva. 5 päeva vist on. 5 päeva. Ja korter on nii niiske, et riided on märjad, voodipes on märg, pestud riided ei kuiva ära, olenemata sellest, et konditsionäär on meil põhimõtteliselt ööpäevarikselt käib. Isegi istud tooli peale ja tagumik on märg. Söönitame riideid, sokke enne selgapanekut. Ja nüüd siis me hakkasime otsima korterit. Aga enne, kui me ei kirjuta sellele praegusele hostile, et kuule, ei kära eriti su korter, siis tahaks leida nagu mingisuguse alternatiivi juba ette ära. Ehk siis ma nüüd täna saatsin 7 kirja välja, et siin samas Fangirollas leida uus pakkumine. Ja siis, kui nende seast ei leia korterit, et siis oleme nõus ka natukene Malaga poole liikuma kuni Peralmaadena, nii et mis valikud on. Kui oleks juba suure terrassiga korter, meil isegi ei ole nagu basseini pole vaja, padeliväljakut pole vaja, aga lihtsalt siin on paratamatus, et kui sa oled nendes urbanisatsioonides, mis on siis kinnised gated community'd, kinnised rajoonid, et siis nendes on lihtsalt tennise ja padeliväljakud juba tulevad tasuta kaasa. Jep. Lõpuks jõudsite. Ja juba on 5 inimest vastand, aga Eero ei... Ma ei ole julgenud veel neid lahti teha, ehk siis ma kardan rejectionit. Kuigi tegelikult... Need nagu notificationi, see esimene osa lausest tundus pigem positiivne. Okei. Noot. Eks ole näha, kuidas see kolimine välja näeb siis. Ei, tegelikult meil on nii vähe asju kaasas, et ei ole. Saite juba teada midagi või? Ei, palju vastuseid oleme saanud, aga Eero ei julge vaadata. Kuidas tundub first glance? Ma saan aru, et in Spain doing Spanish things. First things first. Ma olen lihtsalt nii sodi praegu. Me kaugelt nägime, et sa juba saad jalamassaaži. Full vaatasin, see vend teeb jalamassaaži sulle. Saan aru, ma olin mega confused. Oota, aga Alexander läheb ühtemoodi, mina teist. Vahet ei ole. Oh my god, ma jõudsin! Ja veel kõige parem on see, kui sa selle esimese liigutuse teeksid ka sirget jalgadega. Ma ei saa tagasi tuua ennast sellest.
my god! Oli hirmus ka või? ei olnud. Nice! Kas sa proovisid õlle praegu või? Sa oledki see tädi, kes ostab õlle või? 100% see tädi. Päris hea küll. Sul ei olnud mingi pöö? Ei, ta üritab ära moosida, et palun ära tee. Palun ära tee. Võib jah? jah. Oh my god, ta täiega kehund. nii, see on kas strawberry või Carolina Reaper. Siit ikka tekib see tunne, onju. Närid siis ka või? jah, peabki närima. ei ole kohe esimene strawberry. Tegelikult või? On rets või? Ei ole, see on mansika. ei ole maailma. Ei ole või? Oh no! Squid. Banana or squid? Banana or squid. ma pean straight face olema, ma pean arvama, mis see on. jah. Mis sina ei pea arvama, sa saad kohe aru, mis see on. Alguses mulle tundus, et on maasikas. Päriselt. Aleksander, sa pidid straight face olema, mis asja? Ei ole. Squid lihtsalt, squid'i süüakse, sa teed nalja. Tropical fruit or snail või? 100%. Jaa. ma ei taha uuesti. Maitseb. Oh my god, Anne. Kui hea. on jah? Ikka veel põletab või? Muidugi. Dog food or cola. Te juba ütlete dog food, nagu ei oleks isegi lootust saada koolat. Dog food. Päriselt või? See on veits nagu tuuniga mõtsuga. Kas suht hea siis ju? Täiega. Need ei pea hambaid pesma. Pesma. Hambaid pesma. Ma ei taha tõesti seda Reaperi crapper. Oh my god, ta täiega ehmatas. Ei saa aru. Strawberry. Ja nüüd pärast siis, kui see esimene kiht läks. Eerol on pear või snot või? jah. no aga. aga mitte see snot, mida ma kartsin. palju parem snot. Maitseb snot või? Ei, Aleksander niikuinii ütleb, et ta sai Carolina Reaperi. Jutt. Kui hea strawberry või? Ma kallan. Nii, me tulime postkontorisse. Miks? Te ütleme blenderi omale. Miks? Sest siin korteris ei olnud blenderit ja meie põhisöök on smuuti. Mis Tähendab, mõttega tegelikult on smuuti lihtsalt siin hea kuumas. Jep. Et sa tahad nagu siuke... Kodus ka ikkagi blender saab iga päev täiega nuhti. aga et siis ei ole vaja nagu 4 korda päevas süüa teha, vaid üks toidukord on lihtsalt proteiinismuuti. Jep, et proteiinipulber on juba ostetud, aga selle Amazoni eluga võib ära varjuda ülikiiresti ka. Meie blender! Lähme võtame nüüd võtme ja lähme sinna koju sööma. Nii, minu 10 kiltsa saab kohe tehtud. Neiu ärkas oma pikast unest. Ja paps teeb oma trenni. Tere, ilusat hommikut. Meil on käes reede ja me lähme, ühesõnaga, kuna Heleri on siin loetud päevad, siis me panime paika endale nagu kindla tegevuskava nendeks päevadeks. Esimesed päevad leelotasime ja siis lõpuks saime aru, et neid tegevusi on täpselt sama palju, nagu alles on veel neid päevi, mis ta siin on. Tänane agenda
kuigi täna on imeilus ilm, näeb ette siis seda, et meil on shoppingupäev, ehk siis, et me lähme teeme praegu Miramari tuuri, käime Primarkis ja siis tegelikult suurem nii-öelda damage will be done Plaza Majoris, mis on siis see kõige suurem shoppingu keskus või nagu ala, kus on tõesti miljon erinevat poodi, vahepeal sööd oma lõunat, käid järgmise tiiva sealt läbi ja nii edasi. Viimane, mida inimesed nägid, oli see, et me küsisime pakkumisi uutele korteritele. Ei lubanud. Ta ei lubanud meil minna. Ei no pakkusid igast erinevaid lahendusi välja, aga siis nende lahenduste järgselt mõned asjad said parandatud, mõned mitte. Aga mis üllatus ootas meid siis, kui me läksime duši alla, oli see, et Marianne sai korraliku säraka, nii et lambid hakkasid vilkuma. Ja siis mina läksin täna hommikul duši alla. Ja sai ka korraliku säraka. Ütleme nii, et enam ei julge duši alla minna. Ühesõnaga, mõtlesime eile siis, et okei, kuna meil said argumendid otsa, millega ennast sealt korterist nagu siis välja lasta, nii-öelda kirjutada selliselt, et me saaks raha tagasi. Ja ta pakkus ikkagi suhteliselt häid lahendusi ka ja me teadsime, et Airbnb on 100% tema poolel, sellepärast, et ta pakub neid lahendusi. Saime õhtu lõpuks aru, et me peame ikkagi hakkama õppima seda korterit uuesti armastama. Täna hommikul on pigem keeruline. Me oleme Decathlonis, kuna me oleme jõuksi hundid nüüd, siis tulime kinnaste järele. Bienvenidos a Plaza Mayor. All right. Tuled on? Jaa. Ma luban. Aga sina ei ostnud? Olla kidos. Ühesõnaga, tere hommikust. Meil on täna loomaaeda minek. Tähendab, meil on täna päris siuke tihe kava, päris aus olla. Siis esimene peatus on loomaias. Lootsime teha neiule esimese introductioni, küll aga teine magab. Nii et vaatame, mis meil ja kas meil õnnestub. Täna on veits krispim ilm ka, aga kuna mu rind oli ka juba hommikul näitas selliseid ärapõlemise märke, siis tegelikult on suhteliselt tervitatav. Me oleme jõudnud Pealmaakanasse. Siin on ka see kuusepuu. Mis seal on? McDonald's. Aga ta kuulis sind. Täiesti plekkis. Siis kui ei ole vaja kuulda, siis ta kuuleb kõik. Tegelikult. Nii on vä? Nii on. Jaa. Kus on kirjas? Hakkab siis Barro Show, kuhu ei lastud ei õde ega isa. Aga noh, päeva parim osa on see, et siin käib Harry Potteri muusika.
Ma mõtlesin, et üks Paloma. näitlejas. kuna ei lubata täiesti lamp lihtsalt, et ta peab nagu, et kogu areen on tühi, aga käruga sisse ei lubata. Sus nidos en los huecos de árboles a grandes alturas. Que de hecho ahora vamos a ver cómo se va a dirigir al nido y se va a meter dentro. Y es danger of extinction because illegal trade. ¿Para qué nos sirve este comportamiento? ¿Quién es macho y quién es hembra? Porque no existen diferencias físicas entre machos y hembras para nuestro... The males and the females. So we need... Si no, imaginaros, a la hora de volar, pues no podrían, se caerían. Entonces el picot tiene, pero se alimentan principalmente de fruta y verdura, pero también comen insectos. Son las plumas primarias, para el aire, que son el resto, que son más redondeadas. Mira. Vaata, Aleksander üritab siia vahele mahtuda. Oh no! Ei. Kuule, siin on koht. Such tuusja. Näed, see juba läheb ära. See mingi käima ei viitsi. Damn, she got her nails done. Pero muchas veces lo vamos a por lo que sea la buena de encontrar alimentos en las ramas superficiales. De piedra, y me ocupan muchas veces. Ja näpud nende juurde. Ta kampsa. Nii, Aleksander, kuidas oli? No see suur bassein oleks võinud lahti olla. Mis seal suures oli? Delfiine. Aga muidu? Aga muidu nägime hästi palju papagoisi. Jah. 3. Jah. Ja pingviine. Jah. Väga palju. Jah. Torpeedopingviine. Üliägedad. Papagoi show juures oli mingi armadillo, kes lasti lahti mingist väravast, põõsad surisesid. Ma mõtlesin, mingi koletis tuleb sealt välja, kuigi tuli üks väike armadillo sealt välja. Ja nii nunnu ja mingi kivide alt otsis mingi putukaid, siis see mees seletas, mida ta teeb ja mida ta sööb ja kui suur ta tavaliselt on. Ja siis tulid papagoid, siis nad lendasid üle meie, mina sain peaaegu pihta, põhimõtteliselt kõik said peaaegu pihta. Ja lõpuks kõikidele papagoidele anti aplausi, aga see armadillo ikkagi seisis seal, sõi enda putukaid ja ta hakkasite nutma. Jah, lihtsalt võeti ja lihtsalt viidi niimoodi minema. Aga mille peale me nutma hakkasime? See, et armadillole ei plahtatud. Läksime tema juurde ja plahtutasime privaatselt. Oota, palju pilet maksis siia? Siia või? Jah. Mingi 16 eurot inimene. Jah, kas oli väärt 16 eurot inimene? Ma ei kujuta ette, kus sa saad Soomes nagu või üldse nagu, kus sa saad minna. Siin on siuke nagu showde peale rohkem üles ehitatud. Et siin on lihtsalt nagu, siin on Paloma park suur, kus on mega palju loomi näha ja täitsa besplatno. Aga seal olid armadillod, seal oli krokodill või keimanseid ja seal oli selline väike öökull niimoodi seisis. Nunnu väike öökull. Täiega nunnu oli. Okei. Nii, meil läks nüüd siin suuremaks sabinaks ja rabinaks. Mis asi täna on? Mul on kellas täiesti vale. 22. Ja hakkame kiirelt pakkima. Nagu siin on näha, siis on korralik segadus. Aga meil on siis minek teise korterisse. Miks me lähme teise korterisse? Niiske duši alt. Mulle just öeldi üks päev, et me kolime ära ja siis me olime. Meie vaja tuli põlema. Kus või jutt? Siin on ruumid. Humangus. Vähe parem kui eelmine või? Võtme jätsid ette või? Tubli. Siin on köök. Kuule, köögis on kordades
näe, Aleksander, sinu tuba. Suur köök. Nii, mis seal on? No nii, see on... Kõige tähtsamad toad, asjad. Jah. See on siis, ma alustan küll täiesti suvakohast, aga see on siis Aleksandri tuba. See on vannituba, isegi täiesti okei vannituba, mis on nagu tore. Siin saab nägu pesta, mis on... Kallis, see käib teist pidi. Pätu ligustub. Siis siin on meie tuba. See on masterbed. Ja siis tule vaata meie tuba. Ma käisin seal juba. Sander. Ja, aga meie hommikul See padi on minu padi. No, näin. See padi on minu padi. Okei. Nii, kuidas see käib? Miks tema peab nii... See on memory foam. Ta ei saa nii kõrge padjaga magada. Mis asja, siis vahetate kuidagi välja või whatever nagu. Või seal esikus on üks teine padi. Nii. Vaadake meie hommikuvaadet. Oi kui ilus. Oi kui ilus. Pesuruum. Ja see on meie elutuba, meie köök. Ja neiu magab seal vankris. Tere, ilusat pühapäeva hommikut! Meil on täna plaanis nimelt Ronda, Puerto Banús ja Marbella roundtrip. Selline huvitav lugu, et neiu 7,5 elukuu jooksul oli täna meie esimene magamata öö, mis oli pigem karm. Jah, nutis terve öö. Ja ma lihtsalt saan ka aru nendest mingitest arenguhüpetest ja kõige sellest, aga lihtsalt tundub nii uskumatu, et kuidas päeval on laps võimeline magama selline kuni 3 tundi täiesti ilma probleemideta, aga siis öösel ikkagi päris nii lihtne see ei ole ja need aknad on väga palju lühemad. Et päeval nagu justkui näed, et ta on ju suuteline, et miks ta siis seda ei tee öösel. Aga sain oma une pärast seda, kui Eero temaga läks elutuppa magada. Ühesõnaga sain ennast inimeseks magada. Tänu sellele on see start natukese hilja peale veninud. Aga nüüd tõmbasime mingid kiired smuutid kodus sisse. Väga maitsvad. Ja nüüd kõnnime korraks Granieeri, võtame mingid pirukad. Eero läks tooma parklas autot ja siis tuleb juba, võtab meid siit peale. Need on lihtsalt ülihead. Jep. Seal oli just suurem valik, mille üle ma imestan veits. Mulle see ei näe hea välja siin. Näeb väga hea välja. Sinna tippu oleksime läinud. See kõige vasakpool, see on kõige kõrgem tipp. Julmad. Ja me oleme jõudnud Rondasse. Eero ja Elari juba läksid ringi trippima. Aga lapsed magasid autos, nii et ma ootasin nemad ära. Ja nüüd siis lähme otsime nüüd üle. Lähme vaatame seda ilusat kaljut siin. Oli hea tuiduda või? Vaja lihtsalt ärgata. Käisite juba vaatan? All on ju. Aga samas kell on juba 4, et siis... Mäletad Aleksander Vaadet või? Kõik tuleb meelde. Tuleb või? Kõik need jutustused sellest, et kuidas see nagu ehitati ja kuidas need
mehed seal käisid ja. Vau. nii, oleme kohal. Logotjas. seal mingite mäkikottidega lõunat sööma. Palun, ma olen nii väsinud, mul on puhkepaus vaja. Lähme.